Eesmärgid või eesmärk on kolmas ja kõige pragmaatilisem ning praktilisem saavutamise tööriist. Eesmärk annab meie tahtmistele kuju, vormi, suuna ja suuruse. Eesmärk on tähtaega unistus. Rääkides eesmärkidest meenub mulle juhtimiskuru Ken Blanchardi tsitaat: kui sa ei tea, kuhu sa lähed, siis viib iga tee sind kohale. Ja ometi ei tegele paljud meist süstemaatiliselt ja läbimõeldult ja pühendunult eesmärkide püstitamisega. Mõeldakse küll asjadele, mille kaudu oleks tore oma elu rikastada, kuid suurelt jaolt jäävad need mõtted nii-öelda tahaks tasemele. Eesmärkide abil on aga lihtne muuta need tahan kategooriasse kuuluvateks mõteteks, mida on omakorda palju-palju lihtsam teoks tegema asuda. Miks eesmärke ei seata? Esiteks, sageli me ei usu, et me väärime palju enamat. Ameerika üks tunnustatumaid ärifilosoofe või mees nimega Jim Rohn armastab öelda, et sa ei saa seda, mida sa tahad, vaid sa saad seda, mida sa väärid. Ja paljud ei usu sisimas, et nad väärivad enamat. Seega on meil vaja õppida end rohkem hindama ja väärtustama, et julgeda tänasega võrreldes kõrgemaid eesmärke seada. Teiseks põhjuseks, miks eesmärke ei seata, on hirm, kas ebaedu ning sellega seotud ebameeldivuste ees või edu ning sellega seotud ootuste ning kohustuste ees. Hirmust ja vaprusest rääkisime just eelpool, nipp seisnes hirmu kontrolli alla võtmises ning tegutsemises hirmude kiuste. Kolmas eesmärkide mitteseadmise põhjus peitub oskamatuses. See on õnneks kõige lihtsamini eemaldatav põhjus ning sellega tegeleme just koos mõne minuti pärast. Kõige salakavalam on aga viimane põhjus. Me nimelt soovime endale jätta varu väljapääse. Me ei taha ei enda ega teiste ees lõpuni kohustada, mis on inimlik. Ka sellest takistusest on väga lihtne üle saada. Tuleb vaid meenutada, et sul on õigus ja tõesti sul on õigus oma eesmärgist loobuda, eriti juhul, kui sa teed seda teadlikult ja läbimõeldult. Kõigil on ka muide enda tahte järgi õigus eesmärkide tähtaegu pikendada. Nii et varu ja muud väljapääsud on igal juhul olemas ja sellepärast ei pea sa jätma eesmärke seadmata. Teades nüüd seda, mis ajandab eesmärke mitte seadma ning ka seda, kuidas nende takistustega toime tulla, saame minna kahe peamise asja juurde, millest eesmärkide juures rääkida tuleb. Nendeks on esiteks see, kuidas täpselt eesmärke seada ning teiseks, millist eesmärki paljude võimalike seast välja valida. Alustame esimesest. Kuidas eesmärke seada? Olen palju inimestelt küsinud nende eesmärkide kohta ning märganud korduvalt kahte tendentsi. Eesmärgid on ajaliselt määratlemata, see tähendab, neil puudub selge tähtaeg ning eesmärgid pole piisavalt konkreetsed. Miks see probleem on? Peamiselt sellepärast, et need kaks puudust takistavad just nimelt inimestel oma tähtsaid eesmärke saavutamast. Kuidas? Vaatame seda järgmiste näidete varal. Inimesed on öelnud näiteks, et nende sihiks on kaalus alla võtta või uut ning paremat eluaset omandada või et oma osakonnas paremat töökorraldust sisse seada. Või siis uut töökohta või töötajat leida või isegi kodus on öeldud, ma tahan paremat õhkkonda tekitada. Ja usu või ära usu, tihti sellega eesmärkide kirjeldus piirdubki. Kui asume asja lähemalt uurima, on mu esimeseks huviobjektiks olnud tavaliselt eesmärgi täpsus. Kui palju sa täpselt tahad kaalus alla võtta? Mille osas sa soovid töökorraldust parandada? Kui suurt maja, mitu ruutmeetrit ja millisesse rajooni või ütleme ka linna, kui täpsem olla, sa ihkad? Ja täpsustamine ongi esimene samm eesmärgi konkreetsemaks muutmisel. Meie aju ja alateadus on täpsemad, kui me endale teadvustame ja täpsus või ebatäpsus meie tahtmistest dikteerib ära selle, mida me saavutame või mis meil saavutamata jääb. Ja ebatäpsed asjad jäävad paraku tavaliselt kas siis tähtajaks või täiesti saavutamata. Ehk nad jäävad meie unistuste ja tahaksite tasemele, mis on tore, aga loomulikult meie elukvaliteeti ei paranda. Täpsusel, panna tähele, on kaks võimalikku mõõdet. Kvaliteet ja kvantiteet. Osade eesmärkide juures on mõlemad tähtsad. Osade juures on tähtis kas üks või teine. Kehakaalu alandamise juures on kõigepealt tähtis paika panna, ma arvan, maht või siis kvantiteet. Mitu kilo tuleb kaalus alla võtta.
Koduse õhkkonna juures ei ole kvantiteedist kõigepealt rääkimine just kuigi mõttekas. Nii et kõigepealt on tarvis pöörata tähelepanu kvaliteedile. Pean selle all silmas näitajaid, mille abil on head kodust õhkkonda võimalik ära tunda. Nendeks võivad olla koos veedetud aeg, tülide ja konfliktide sagedus või siis pigem ütleme nii, et harv esinemine ning loomulikult meie enda enesetunne. Kui on võimalik, oleks kasulik endalt küsida, milliseid nendest näitajatest saab mõõta ja siis neile ka mahu näidikut külge panna. Nagu näiteks, kui palju tänasega võrreldes tahame rohkem koos aega veeta tundides. Mitu tülitsemiskorda vähem peab igas kuus võrreldes tänasega olema või kui soovid, siis mitme palli võrra lahjem peab üks normaalne tüli olema. Ma räägin täpsuse illustreerimiseks veel ühe loo omaaegsest kuulsast ujujast Mark Spitzist. 68. aastal läks ta olümpiale eesmärgiga võita 7 kuldmedalit. Ta võitis paraku kõigest ühe, mõne jaoks on see elu saavutus, aga tema jaoks oli kõigest üks võit. Mida siis Mark Spitz tegi? Ta pikendas oma tähtaega, kohe räägin sellest lähemalt, kuid ta jättis täpsuse ja mahu samaks. Ta läks sama sihiga 7 kulda vastu järgmistele 72. aasta olümpiamängudele Münchenis. Ja ma arvan, et sa tead, mis juhtus, igaks juhuks kordan üle, tulemuseks oli 7 kulda, mitte 6, mitte 8, mitte 10, vaid 7. Täpsus on tähtis. Ja samuti on loomulikult tähtis ka tähtaeg. Ning minu järgmine idee ongi tähtaega seotud. Küsin sinult, millal täpselt tahad sihile jõuda? Millal täpselt tahad olla 10 kilo võrra kergem? Millal täpselt tahad kolida sisse oma uude kodusse? Tähtaja küsimus on minu arvates isegi täpsuse küsimusest kaalukam ning seda 2 põhjusel. Esiteks, tähtaja määramata jätmine loob olukorra, kus tegutsemisega peale hakkamine lihtsalt kipub venima. Ja kuna see algus venib, siis venib ka saavutamise lõpp. Ning asjad, mida me sisimas tahame, ei realiseeru võib-olla mitte kunagi. Teiseks peab olema ettevaatlik ka ebarealistlike tähtaegade suhtes. Kui tahame midagi liiga kiiresti kätte saada, siis võime end liigsesse stressi viia. Pealegi võime ka tähtajaks ka mitte sihikule jõuda, mis ongi ebarealistliku tähtaja puhul väga tõenäoline. Ja kui see juhtub, siis me tunneme suurt pettumust. See omakorda võib ka meie tahet ja valmisolekut tulevikus seada eesmärke ning neid saavutada omakorda kõvasti vähendada. Tihti on küsitud mult, kui täpselt tuleks tähtaeg paika panna. Kui sihiks on teatrisse jõuda, siis minuti pealt. Kui vaatame midagi 5 või enama aasta perspektiivis, siis piisab 6 ja aastast. Usun aga, et enamus eesmärkidest peab siiski olema kuupäeva täpsusega paika pandud. Tähtaja jutu lõpetuseks veel üks hea mõttetera. Pole olemas võimatuid eesmärke, on vaid liiga lühikesed tähtajad. Usun, et kui selle asja enda repertuaari võtad, siis hakkavad juhtuma paljud head asjad. Ning kuidas see jutt võiks sulle kasulik olla? Vaata enda eesmärgid üle. Kui sul eesmärk ei ole, vaata üle oma tahtmised ja unistused. Ja hinda neid kõiki kriitiliselt. Kui sa vaatad oma eesmärke, siis küsi endalt, on nad liiga üldised või on nad piisavalt täpsed? Kas kvaliteet ja või kvantiteet on määratletud? Küsi enda käest, kas tähtaeg on paigas, kas ta on ka kuupäeva täpsusega paika pandud. Ja palun vaata oma eesmärgid üle ja muuda nad nii täpseks kui vähegi võimalik, nii täpseks kui sa julged. Usu, et see samm suurendab nendeni jõudmise tõenäosust märgatavalt. Ning samal ajal lihtsalt minu sõnu uskuda polegi vaja. Kui sa teed seda, siis ma olen veendunud, et sa veendud selles varsti ka ise. Kokkuvõttes muuda eesmärkide täpsustamine endale harjumuspäraseks ning sa saavutad rohkem, just neid asju, mida sina tegelikult tahad. Teine põhiküsimus eesmärkide juures on siis seotud nende tähtsuse järjekorda panemisega. Kui sul on mitmeid tahtmisi, siis millest alustada? Kuidas saavutada eesmärke nii, et rahulolu nii protsessist kui saavutusest või tippu jõudmisest oleks maksimaalne? Mõtle kõigepealt asjadele, mille puudumine või kehv seis on siin juba pikemat aega häirinud. Mõtle probleemidele, mille lahendamine sinu elukvaliteeti oluliselt parandaks. Mind ennast on tihti aidanud järgmine küsimus. Mida ma kõige kauem olen edasi lükanud?
ja taas mõttes selle juurde tagasi pöördunud. Usun, et kui sa selle asja leiad, sellele küsimusele ausalt vastad, siis saad kätte niidiotsad, mille kaudu on võimalik õige lihtsasti parima eesmärgi valikuni jõuda. Ja kõige lõpuks luba, et esitan küsimuse, millest võib-olla oleks pidanud alustama. Mida sina ise tegelikult tahad? Mida sa kõige rohkem tahad? Kui sa teed ja saavutad just seda, mida sa ise tahad, on rahulolu nii saavutusest kui ka protsessist garanteeritud. Ja et eesmärkide teema kokku võtta, luba, et lisan siia lõppu veel mõningad mõtted ning soovitused. Kõigepealt pane oma eesmärgid paberile või kui tahad arvutisse faili kirja ja pane nad seejärel enda jaoks nähtavale kohale. Ja palun vaata neid ka, mitte ainult ära muuda nad mõttest tapeediks. See ei luba sul neid ära unustada, eriti olukorras, kus elu sõdab ette kõik võimalikke jõudu ja tähelepanu röövivaid ülesandeid, milledest paljudel ei ole sinu eesmärkidega midagi pistmist. Teiseks mõtle hoolega läbi, miks sa tahad mingit eesmärki saavutada. Mida eesmärk sulle annab? Mis on 10 põhjust, miks sa pead selleni jõudma? Miks on see sulle tähtis? Mida rohkem sul on oma põhjusi eesmärgi saavutamiseks, seda kindlamini selleni ka jõuad. Kolmandaks, vaatle oma eesmärki ka isikliku arengu mootorina. Paljud targad on öelnud, et tihti on eesmärgi saavutamisest hoopis tähtsam see, milliseks inimeseks sa eesmärgi suunas liikudes muutud. Ja neljandaks, arvesta sellega, et eesmärgid, mida sina endale valid, loovad sinu tulevikku. Kellele sa tahad usaldada oma tuleviku kujundamise? Mina olen avastanud aegade vältel selle, et mina tahan selle ülesande peamiselt enda hooleks jätta. Loo endale mõttes ja paberil paeluv tulevik. Siis on hoopis teine tunne aastale, nädalale, päevale vastu minna, ennast arendada ning tugevdada ja elule julgelt silma vaadata. Lõpetan eesmärkide kui tööriista käsitlemise siinkohal ühe oma Rootsi sõbra ja kolleegi Rolf Beckmanni mõtteteraga. Ta ütles järgmist. Endale on mõtet pikka iga ning kõrget vanust soovida siis ja ainult siis, kui elu tõotab tulla suurepärane. Kui elu on kehv ja midagi paremat sealt eest oodata ei ole, siis on ju lausa totter endale pikki aastaid loota. Loo endale oma eesmärkide kaudu paeluv tulevik ja ela naudinguga enda loodud head elu.